ammu istuda saanud. Tervelt tund aega, mis või 3 tundi praami pealt tulime jalgsi. Et jah, lollid naljad minu poolt. Ühesõnaga, teate, me sõitsime siia ja siis ma meenutasin seda, kuidas ma esimest korda käisin Saaremaal ja siis ma olin hoopiski teises kapatsiteedis, nagu tänapäeval öeldakse. Ma olin nimelt Pärnu poiss ansambliga Viiking. Käisime siin, esinesime Orissaares, esinesime siin Kuressaares, käisime Kihelkonnas. Kihelkonnal, ma ei tea, kuidas te siin ütlete nüüd. Konnal. No nii, Konnal jala peal. Ja Konnal mängisime jalgpalli enne õhtust pidu. Ja nüüd oli uudis, et Andres Valkonen, oli ka meie bändikaaslane, suri just. Ja ta oli oma vanema vennaga meil ka selles Viikingi bändis ja vanem vend Jüri astus jalgpalli mängides pudeli kildude otsa ja veristas oma jala hirmsasti ära. Aga saime selle jala kinni siduda ja tegime oma mängu seal Kihelkonnal ära. Et niisugune ja siis oli see Saaremaa ikka hoopis teistsugune. Siis oli, ma mäletan, sõitsime sealt kuivastust ja vaatasin tee ääres mingid Vene sõdurid olid, massiliselt Vene sõdurid mingisuguseid traate vedasid ja mingisugust raiusid seal mingisugust võsa maha ja ühesõnaga hoopis teistmoodi oli kui praegu. Piiritsoon oli, jah. Vot, et sellised meenutused tulevad ja selle kohta Monika ütleb alati, et sõjamälestused. Ma arvan, et ma olin siis sel ajal kas 17 või 18, et mõnevõrra noorem kui praegu. Aga mida mul oli rohkem kui praegu? Juukseid. Nii, aga me oleme nüüd järjekordselt Saaremaal ja Saaremaa on tõesti ilus ja armas ja meil on siin üks hea perekonnasõber, kellel on Tõnijal on maja ja me aeg-ajalt käime tal külas ja siia Saaremaale ikka sattume ka nii-öelda poliitikaväliselt. Aga täna me oleme siin seoses poliitikaga ja täna meil on olnud väga tihe tööpäev. Mõned on võib-olla jälginud, kõik ei ole jälginud. Me ei saa eeldada ja ei olegi nii lollakad, et me eeldaksime, et inimesed elavad 24/7 poliitikas ja jälgivad kogu aeg käte värisedes, mis toimub Riigikogus, mis toimub kuskil Stenbocki majas, mis toimub veel kuskil 3. kohas. Et see on jube hea, et inimestel on oma elu. Et see oleks õudne, kui kõik tegeleks kogu aeg poliitikaga, nagu meie. Aga täna oli meil selline pingeline päev. Me esitasime umbusaldusavalduse Liisa-Ly Pakostale, justiits- ja digiministrile. Ma ei saa aru, miks ta digiminister on, see on arusaamatu, kuidas need kaks asja kokku on pandud, aga Eestis on palju arusaamatut. Ja põhjus on muidugi mitmekihiline. Esiteks loomulikult see, ja see oli nagu ajend, see viimane tõuge, et ta on sisuliselt selleks Riigikogu ja avalikkuse volitust omamata juba leppinud kokku Rootsiga, et meile tuleb siia 600 räiget kriminaali. Ja väga räiget kriminaali. Need on pikaajalise vanglakaristusega raskeid kuritegusid sooritanud, vägistamisi, tapmisi, narkokuritegusid, majanduskuritegusid sooritanud inimesed, kes tulevad siis Eestisse. Ja enne imet, näed, Orwell on leidnud endale mantlipärijad, räägib meile sellest, kuidas see suurendab Eesti turvalisust. Mida sa ütled? Ega me ei teinud endale illusioone, umbusaldus muidugi läbi ei läinud. Päev ei olnud ka selles mõttes hea, et Riigikogu on ju selline kogu, mis on üle kogu Eesti kokku korjatud ja nende kokku korjatute hulgas on hästi palju neid inimesi, kes tulevad kuskilt mujalt. Lõuna-Eestist ja Kesk-Eestist ja Ida-Eestist ja Lääne-Eestist ja nii edasi. Ja paljud on ka kohalike volikogude liikmed. Näiteks meie volikogu liige Evelin Poolamets oli ka sunnitud enne umbusaldushääletust ära minema, sest neil oli täna oluline volikogu istung. Ta on volikogu esimees, jah. Ja ta ei saanud sellest puududa ja seetõttu meil üks hääl kohe jäi ära. Näiteks sots Riina Sikkut oli
kiirustas lennuki peale, tema hääl jäi ka ära ja nii me võime lugeda kokku seal mingi 10 häält, mis meil puudu jäi. Tänu sellele, et neljapäevane päev, valitsus muidugi arvestaski sellega, seepärast ta panigi selle tänasesse päevakorda, aga ükskõik, see polegi nii oluline. Oluline on see, et me saime kõik need märgilised teemad tõstatada. Ja üks teema loomulikult, nagu ma ütlesin, on see vanglate rentimine, mis meie hinnangul on riigi prostitueerimine. See on banaanivabariik, kes rendib ennast välja endast rikkamatele, tugevamatele, kavalamatele ja targematele riikidele, et teenida sealt mingit peenraha. 30 miljonit on Eesti mõistes, isegi Eesti mõistes, peenraha, mida me nende vangide pealt siis teenime riigina. Aga meile ei räägitud ja me tõstatasime selle teema, et aga need vangid saavad ju Eesti riigilt tasuta arstiabi. Neid vange valvatakse, neid vange transporditakse. Näiteks ütleb mingisugune igavlev retsidivist seal, et aga mul täna hammas valutab ja ma nõuan, et ma pean kohe saama hambaarsti juurde. Ja ta saabki. Väljaspool igasugust järjekorda. Politsei eskordiga viiakse hambaarsti juurde, lükatakse kõik teised kõrvale, pannakse see pätt sinna tooli peale, tehakse talle tema protseduurid ära ja politsei eskordid peavad tagasi. Transport, politsei, arstiabi, kõik on meie kulul. Aga seda meile ei räägitud. Meile räägitakse ainult sellest, kuidas meil luuakse töökohti ja kuidas me hakkame teenima selle pealt. Ja seda ei räägitud meile ka. Valetatakse meile, et need inimesed ei vabane Eestisse. Nad peavad minema Rootsi tagasi. Aga, ja meie Anti Poolamets oli lugenud läbi selle lepingu, see on avalikkusele kättesaadav, seal on nii-öelda see peenes kirjas tekst, mis ütleb, et nad võivad taotleda siin asüüli. Kujutage nüüd ette, mingisugune retsidivist, ta teab, et järgmisel nädalal või järgmisel kuul tema vabaneb, ta peab Rootsi tagasi minema, ta kirjutab asüülitaotluse siin. Ja seda asüülitaotlust hakatakse siis Eestis menetlema ja siis ta istub siin meil Eestis ja nagu statistika ütleb, 50% kurjategijatest läheb uuesti kuritegelikule teele. Nii et turvalisusega ei ole siin midagi ja mina oma kõnes tõstatasin veel ka sellise teema, et meile kogu aeg rõhutati seal, kuidas tänases julgeoleku olukorras on see meile julgeoleku garantii, sest Rootsi riik on ka huvitatud, et võt nii ja naa ja kolmandat moodi. Aga meenutame 1940. aastat. Mida tegid okupandid? Ühe esimese asjana lasid nad kõik vangid vabaks. Ja mitte sugugi poliitvangid, nagu seda püüti meile nõukogude ajal rääkida, vaid poliitvangidel oli tehtud ja amnestia eelnevalt. Vaid lasti lahti kriminaalid. Selge taotlusega, et nad külvavad segadust, neid on võimalik ära kasutada nii-öelda mässumeelse elemendina kodanliku valitsuse kukutamiseks. Ja kujutame nüüd ette, et mingid rohelised mehikesed või 5. kolonn või mingi GRU eriüksus teeb erioperatsiooni ja 600 kõrilõikajat on meil ühtäkki Tartu peal laiali. 600. See on ju koletu number. See on ju koletu number. Ja mida nad seal teevad? Loomulikult külvavad meeletut segadust, hakkavad tapma, vägistama, röövima, mööda Eestit laiali jooksma. Et nii palju siis julgeolekust. Et lihtsalt väike kirjeldus, mis meil tänane päev oli, aga muidu meie elame rutiinset poliitiku elu. Ma ei tea, ma annan nüüd Moonikale, las ta räägib, mis on rutiinne poliitiku elu. Ja aitäh, Mart, et rutiinne poliitiku elu on just see, millest Mart väga palju tahtnud rääkida, ehk et me oleme poliitikas nende kõikide nende asjadega tegevad 24/7 ja nüüd need asjad, mis on võib-olla inimestele nähtavad, ehk et see, mis me teeme seal Riigikogus ja mis jõuab siis suurte saali, mida inimesed saavad läbi interneti jälgida, et kes on poliitikast huvitatud ja ma ikkagi kõigile soovitan olla, sellepärast, et me ei ela tavalisel ajal, me elame väga sellisel turbulentsel ja keerulisel ajal praegu ja ma ikkagi väga inimestele soovitan ennast kursis hoida kõigega, mis sünnib.
Ja Riigikogu istungite vaatamine võib anda teinekord päris head informatsiooni ka selle kohta, mis on päriselt asjade sisu, sest et kui te jälgite ainult meediat, vaatate siis meie teleprogramme või siis loete ajalehti, et need lähevad selles mõttes igapäevaselt järjest hullemaks, et sealt te saate ainult seda nii-öelda riigivõimu strateegilist kommunikatsiooni ehk propagandat kõige otsesemas mõttes. Ja kui te lasete ennast sellest ära uinutada, siis ongi nii, nagu oli see eile, kui TV3-s oli see, see on ikka tõesti vahel mõtted, et kui madalale võib langeda või kui kaugele võib minna selle inimeste lollitamise propagandaga, kui siis oligi tehtud saatelõik, mille sisu oli siis Venemaa infooperatsioonid ja kus täiesti otseselt siis suunati kõiki nagu mõtlema. Riigisaladuse luba oli, jah. Et eile oli ka, nad seal tutvustasid vist Riigikogus Vene infooperatsioonide mingisugust toimetist. Et riigisaladuse luba, see oli nagu väga otseselt oli siis suunatud, kõik inimesed, kes vaatasid siis seda saadet, oli siis suunatud vaatama siis EKRE poole, et täiesti meelevaldselt, et sellega nad igapäevaselt tegelevad, mida lähemal siis sügisestele valimistele, seda rohkem nii-öelda Prigožini skandaale ilmselt hakatakse oma suures meeleheites välja mõtlema. Aga siis näiteks sellistest asjadest, mida te veel ei näe, isegi need inimesed, kes jälgivad Riigikogu istungeid, aga meie juba me teame ka mõningaid asju, mis alles tulevad meil komisjonidesse, kus siis meie inimesed on liikmed ja kus me saame siis aimu nendest tulevikukavatsustest. Et mis mulle isiklikult praegu väga sellist muret teeb ja ma arvan, et see tekitab suurt muret ja vastukaja ka ühiskonnas, kui see nagu päriselt päevakorda tuleb, on see, et kui te mäletate, siis kui meil oli COVID-i aeg ja kogu see vaktsineerimine ja kogu see, kuidas ma ütlen, inimeste põhiõiguste rikkumine ja kõik, et see hullus, kui me selle kõige sees olime, siis see olukord oli selline, nagu ta oli, et me alles praegu tagantjärele me saame aru, mis meiega nagu päriselt tehti või mis plaanid nagu olid. Ja kui te mäletate, siis tolleaegne staarperearst, aga praegune minister Karmen Joller ju ütles otsesõnu, et see täiskasvanud juba vaktsineeriti, aga väljastpoolt ikkagi tuli see surve, et ikka lapsed peab ka ära vaktsineerima, vaktsiin on nii palju, et täiskasvanutel enam ei mahu neid sisse süstima, et võtamegi lapsed ka ette. Ja siis, kui ta ütles, et me süstime need lapsed ära nii, isegi kui lapsevanem on täiesti vastu, need on tema sõnad ja praegu, kui ta on minister, siis paar päeva tagasi oligi ETV-s uudis, mul tõusid kõik karvad püsti, kui oligi sõna otses mõttes kirjutatud välja, et Sotsiaalministeerium valmistab ette siis NETS-i ehk nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seadust uuesti avama ja Riigikokku sellega tulema, mille üks ja ainuke sisu tegelikult ongi see, et lastevanematelt tahetakse ära võtta seda õigust, et ta saab ise otsustada, milliseid vaktsiine tema lastele süstitakse või lapsele või lastele süstitakse. Ja kui praegu, ma ei tea, kelle lapsed käivad lasteasutustes ja praegu lihtsalt kord on selline, et kui kooliõde või kooliarst, et see immuniseerimisprogramm, mis ütleme rahvatervise seisukohalt, et see kõik tegelikult toimib ja jookseb, aga lapsevanemal on ikkagi praegu see öelda, aga näiteks sünnitusmajas, eks ole, lapsevanem ütleb, või lapsevanemad ütlevad, et me ei ole nõus, et minu last vaktsineeritakse. Ja seda ei tehta, seda ei saa teha ilma vanemate loata. Ja praegu ka koolis sulle tuleb koju paber, et meil on järgmine vaktsiin on tulekul, et mis me teeme, et kas ei või jaa. Ja lapsevanem saab öelda, kas ei või jaa. Ta peabki ütlema, kas jaa
ma olen nõus või ei, ma ei ole nõus. Ja nüüd nad tahavad seda seadusega seda korda muuta niimoodi, et kui lapsevanem ei ole kirjutanud sellist korralikku pikka kirja, kus ta ütleb, et ta kategooriliselt keeldub oma last vaktsineerimast, siis kas lasteaias või koolis, siis ta on juba vaikimisi andnud nõusoleku, et last võib vaktsineerida ilma tema teadmata. Ja seal tahetakse sisse kirjutada, veel samm edasi tahetakse minna ja kirjutada sisse selline kord, et isegi kui lapsevanem on sellise kirja saatnud, siis kui siis kooliõde või kooliarst vestleb lapsega, vaatab talle sügavalt silma ja tuvastab, et laps on võimeline ise otsustama ja saab aru sellest, et teda hakatakse vaktsineerima ja küsib, kas sa tahad, et sind vaktsineeritakse. Kui laps ütleb jaa, siis tehakse see süst ära. Täpselt nii, nagu Karmen Joller ütles, me vaktsineerime need lapsed ära ka siis, kui lapsevanem on täiesti vastu. Nii et see on üks väga murettekitav asi, mis meieni jõudis. Meil küll ei olegi sotsiaalkomisjonis enam oma inimest, kuna Gert Kingo menetleti meil Riigikogust täiesti ebaõiglaselt välja. Ta oli meil seal sotsiaalkomisjonis, tema oli küll väga tubli ja väga tugev ja tema kaudu me saime nendest sigadustest teada, aga Kalle Grünthal, kes oli kunagi meie fraktsiooni liige ja keda ka praegu kiusatakse ja kes ise astus meil erakonnast ja fraktsioonist välja, et kaitsta erakonda sellega. Aga tema on meil sotsiaalkomisjonis ja tema kaudu me saame ikkagi selle informatsiooni kätte. Ja Kalle siis saatis mulle selle uue NETS-i väljatöötamiskavatsuse, kus ongi sõnaselgelt kirjas, et kes on meil sotsiaalmeedias ja kes minu Facebooki kontole, mingi otsige mu Facebooki konto üles ja sealt te näete, ma olen seal mõned päevad tagasi postitanud, ma küll väga palju postitan, kerite natuke allapoole ja siis te näete, ma tegin sellest kuvatõmmis ja ilusti kõik on lugeda seal, mis plaan selle laste vaktsineerimisega on. Et see on nüüd järgmine võitlus, mis tuleb maha pidada. Täna ma juba andsin ka Maalehele pika kommentaari, ma juba vaatan, kuidas siis riigi propagandateenistus ehk siis see nii-öelda peavoolumeedia juba hakkab seda teemat kerima, eks ole, kuidas et me ikkagi peaksimegi selle ära tegema, sest mõtelge, kui mugav see on, et kooliarstid, bürokraatia vähendamine, et kooliõed ja kooliarstid ei pea enam neid kirju saatma lapsevanematele ja isegi kui nad saatsid nagu praegu, et mõtle kui õudne, kui lapsed on nagu pea laiali otsas ja unustavad need paberikesed sinna koolikoti põhja ja siis nad jäävad vaktsineerimata ja mõtle, kui õudne, et me peame selle pärast seda seadust nüüd muutma hakkama ja nii tore ja lapsevanemad on ka seal osad juba võetud, me teame, kuidas neid arvamusi võetakse, küsitakse inimeste käest ja valitakse välja just nimelt need, mis kinnitavad neile vajaliku narratiiv ja kuidas siis ja seal räägivad, mina küll tahan, et minu lapsed ära vaktsineeritakse, nii kole, kui see paber minule ei jõua, mina küll väga toetan seda ja et me peame näeme, kuidas see rahva ajupesu masin juba käima on lükatud. Aga me kohtusime eile, meil käis õiguskantsler Ülle Madise, käis meie fraktsioonis ja mina võtsin seal selle teema üles. Ja Ülle Madise on nagu ta on ja ma ütlesin talle ka otse välja, et ma väga soovin, et seekord ei oleks niimoodi, nagu mõne teise asjaga on olnud, et alguses ta ütleb ühte asja, näiteks ütleb ei, nii ei tohi, sest et seal laua taga ta hakkas ka pead väristama, ei, see on väga kole asi ja ei, nii ei tohi, et meil põhiseadus ja meil perekonnaseadus ja võlaõigusseadus ja mis seal kõik on, et kuidas, mida kõike peab muutma ja see on ikka väga keeruline. Ma ütlesin, et nüüd, kui me jõuame, kui see asi jõuab teie lauale, siis palun öelge otse ja ärge taganege sellest mitte üks samm, et seda tegelikult teha ei tohi. Te olete õiguskantsler, te peate seisma nende lastevanemate eest ja neid on Eestis väga palju, kes on absoluutselt selle vastu, et selline põhiõiguste muudatus läbi viiakse. Et meil on ikkagi praegu olnud niimoodi, et meil on üksus perekond, lapsevanemad ja lapsed ja see on püha ja puutumatu. Ja kui see asi praegu ära tehakse, siis lõhutakse Eesti õigussüsteemis üks väga oluline
asi ära, lammutatakse ära. Et see on väga tõsine teema ja miks ma sellest teile praegu räägin, et see on mul nagu nii südamel, et see peaks tulema nüüd mitte väga ruttu järgmise aasta vist kevadel, märtsikuus, kui nad tahavad tulla sellega Riigikokku. Ja põhjus on lihtne, põhjus on see, et mitte ainult, et seda, nad saavad aru, et seda on keeruline ühiskonnas läbi suruda, aga see on ka väga suur selline juriidiline sasipundar, mida nad peavad siis läbi ministeeriumite erinevate juriidiliste osakondade loksutama, et see seadus oleks siis vastavuses kõikide teiste seadustega, et see võtab neil aega ja mul on selles mõttes lootus, ma väga loodan Eesti rahva peale, et kui see debatt ühiskonnas peale hakkab, et Eesti rahvas ikkagi, ütleme, see selline kriitiline mass leiaks endas jõudu ja julgust tulla välja ja öelda, et vabandust, aga selline asi ikkagi meile ei sobi. Et lapsevanemad tuleksid välja ja ütleksid, et mitte võib-olla nii räigelt nagu, või nii kõvasõnaliselt nagu üks meie fraktsiooni liige, meeste rahvas, kaitseliitlane ja isa ütles Ülle Madisele seal samas koosolekule, et ma ütlen teile ausalt, kui selline asi ära tehakse, siis et siis mina lähen sinna selle kooliarsti või kooliõe juurde, kes on ilma minu loata minu lapsele süstinud mingeid aineid sisse ja ma lähen kas või märtrina vangi, aga seda asja ma nii ei jäta. Ja mõned väikesed täpsustused. Esiteks, mida siis tehakse jälle ajupesu korras, on see, et kõik, kes selle vaktsineerimise vastu on, ristitakse antivakseriteks, aga see ei vasta tõele. Me ei ole antivakserid. Me oleme täiesti seda meelt, et need vanad, äraproovitud vaktsiinid laste halvatuse vastu, leetrite vastu, läkaköha vastu, mida on tehtud siin aastakümneid, neid tehakse. Aga me oleme selle vastu, et need uued eksperimentaalsed vaktsiinid, mis ei ole enam selle loodusliku tüve peale üles ehitatud, vaid mis on, nagu ma ütlesin, eksperimentaalsed ja nii-öelda laboratoorsed, mida meile süstiti koroona ajal, minule ei süstitud, mina keeldusin. Aga võin tuua näite, minu vasakul käel istub inimene, kellele süstiti ja kellel pärast seda millegi pärast lõi liigese reuma kohale. Kas see on seos või ei ole? Ega me 100% kindlalt ei tea. Aga kui ma vaatan näiteks seda, kui palju inimesi sureb, ma hakkan varsti ütlema, et siis kui mina sündisin, oli jumal poisike. Et minu vanused inimesed juba lähevad puha ja lähevad need, kes lasid ennast süstida. Et mul ei ole kahtlusi, nagu ütles meie üks vana näitleja, aga mul on kõhklused. Ja nii, et sellised väiksed täiendused sellele. Aga mis muidugi inimesi igapäevaselt ärritab ja erutab, need on maksud. Ja need on loomulikult ka elektri hind ja kõik, mis sellega seoses hinnatase tõuseb. Ja konkurentsieelised kaovad. Eesti on tuli üks inimene, just kus ta tuli, kus sa ütlesid just, et tuli, et hinnad on samad nagu meil, aga palk on, see Martin ütles mulle, et Austraaliast tuli, jah, et hinnad on nagu meil, aga palk on 5 korda kõrgem. Et missugused on siis meie konkurentsieelised veel? Ei ole ju. Et meil majandus lihtsalt hävib. Ja võib tunduda, et kas nad siis aru ei saa, kas see Michalid ja kompanii, kas nad tõesti aru ei saa, mida nad teevad? Saavad küll. Väga hästi saavad aru. Ja selle projekti nimi, kõikide nende maksude tõstmise projekti nimi, kõikide nende elektrihindade tõusu projekti nimi, kõikide kaitsekulutuste tõusu projekti nimi on korruptsioon. Korruptsioon. Mida suuremad rahad liiguvad kusagile, seda suurem on võimalus neid rahasid loksutada, neid rahasid näpistada, neid rahasid suunata läbi mingite oma varifirmade, läbi oma sõprade, tuttavate firmade ja sealt kaudu midagi saada
tagasi või midagi saada oma arvetele kuskil väljamaa pangakontodel. Sest mingit kahtlust ei ole selles, et tervel hulgal inimestel meil on olemas nii-öelda paralleelsed kontod kusagil Kaimani saartel või Bahama saartel, kuhu siis laekub see, et nad lasevad korruptsioonil toimuda. Meil Eestis ei ole demokraatlikku ühiskonda. Meil Eestis ei ole õigusriiki. Meil Eestis on oma oligarhid. Ma ei hakka nimesid nimetama, et mitte saada kaela nende samade oligarhide poolt, kes on meist kordades ja kordades ja kordades rikkamad igasuguseid kohtuasju. Aga neid oligarhia on Eestis alla 10. Mõnedele kuuluvad apteegiketid, mõnedele kuuluvad ajakirjandusketid, mõnedele kuuluvad siin mingisugused tööstusketid. Ja kõikide nende oligarhide lao otsas on meie eriteenistused ja meie poliitiline eliit. Ja miks EKRE on nii paha? Sest EKRE ei kuulu nende ülesostetute hulka. Me algusest peale, kui me Martiniga hakkasime tegema erakonda, võtsime vastu otsuse, meie Eesti ärimeestelt raha küsima ei lähe ja kui nad tahavad raha anda, siis annavad nad seda täiesti ametlikult, täiesti avalikult, ülekannetega kirjutades, et see on nende annetus, nende toetus EKRE-le või ka mõnele üksikkandidaadile valimiskampaania ajal. Ja meil on käidud pakkumas, et te ajate õiget asja, ma tahaks teid toetada. Aga palun, pangaarve on meil avalik. Meie kodulehel on meie 2 pangaarvet olemas. Tee ülekanne. Üks ülekanne on niisugune suur tehtud meile. Parvel Pruunsilalt. Ja mis temaga juhtus pärast seda? Mis juhtus Parvel Pruunsilaga pärast seda? See on ju ainult ettekääne, et ta just nagu mingit sobingut tegi selle endise Tartu raudteelaste klubi hoonega, mida nüüd nimetatakse endiseks Eesti Rahva Muuseumi näitusesaaliks. Mina mäletan seda oma ülikooli ajast, kui Tartu raudteelaste klubi, mis oli üks nendest klubidest, jällegi sõjamälestused, kus käisid Eesti ja Vene noored segamini. Teine oli Puieste ohvitseride maja, kus oli rohkem venelasi, aga kus eestlased ka käisid. Ja kus seetõttu puhkes aeg-alt päris korralikke kaklusi. Ja ülejäänud klubid olid üldsed Eesti klubid väga harva, mõni vene poiss näitas või tüdruk näitas seal nagu. Tüdrukud veel käisid, aga poisid eriti ei käinud. Aga raudteelaste klubi oli selline, kus oli enam-vähem niimoodi, et mõlemad käisid. Oli ka muidugi väikseid kaklusi, aga suuri ei olnud. Ühesõnaga, see oli ettekääne. Ja praegu on ju see kohtus ka läbi kukkunud, sest kohtud ei ole veel süvariigi kontrolli all. Lõplikult ei ole veel. Osaliselt on. Just selleni ma tahtsin jõuda. Aga nüüd tahetakse ju teha kohtureformi. Kohtud tahetakse liita ja kohtud tahetakse põhimõtteliselt viia Riigikohtu nii-öelda kontrolli alla. Et see tähendab seda, et meil õigusriigi niisugused jäänused kohtusüsteemis likvideeritakse. Ja kohtusüsteem muutub täielikult võimu instrumendiks. Põhimõtteliselt telefoniõigus, ükskõik mis õigus. Vot selline lugu. Nii et me oleme väga hullus olukorras oma selle nii-öelda demokraatliku õigusriigiga. Veikoga me rääkisime paar nädalat tagasi sellest ka raadiosaates Räägime asjast ja muide Veiko komplimendid, väga positiivset tagasisidet on saanud see meie saatelõik. Me rääkisime sellest meie demokraatia kriisist ja meie põhiseadusliku riigi kriisist. Et on võimalik muidugi ka järele kuulata seda, kui kellelegi huvi tekib. Ja see on nüüd tegelikult ka see sisu, mille ümber käib võitlus riigis tervikuna ja mille ümber käib võitlus ka Riigikogus. Me püüame päästa veel, mis päästa annab. Ehkki ma tunnistan ausalt, et vahetevahel on selline tunne, et vaadake, see on nagu filmides on, kus keegi ripub kuristikus ja keegi teine hoiab tal siis veel käest kinni, et hoiame veel, ma katsun su välja tirida. No mingil hetkel tihtipeale ei jaksa välja tirida, siis see kukub. Vahetevahel on mul selline tunne, et aga lasekski käe lahti ja las kukub.
las kukub puruks. Võib-olla õudne lõpp on parem kui see lõputu õudus. Sest me liigume lõputu õuduse kursil praegu. Ja kogu see hullumeelne sõjapropaganda, mis meil on, nagu ma mainisin, see kaitsekulude teema on ju ka. 33 aastat on tehtud Eesti riiki. 33 aastat on ehitatud üles Eesti kaitsejõude. Ja kuhu me oleme jõudnud? Raul on seal, Raul on meil, sa oled reservväelane, jah? Erus, no oled Erus. No siis on tore, saad olla saarlane. Ja Jaen istub seal kõrval ja aga te teate ju seda, et meil on tehtud etapiti mingit väga imelikku kaitsepoliitikat. Siis kui Ligi oli kaitseminister, Jürgen eesnimega, mul oli tema isa, Herbert oli ülikoolis õppejõud, ajaloolane. Aga Jürgenit ma sellest ajast ei mäleta. Aga Jürgen oli kaitseminister, siis oli ju see, et me likvideerime üldse selle ajateenistuse ära, me läheme palgalisele armeele üle ja meil ei ole vaja siin mingisugust suurt armeed. Noh, tore. Sellel oli väga suur vastuseis ja ikkagi otsustavaks sai see, et kuskil Tookiani tagant ütlesid mõned inimesed, kes vaatasid natukene meie rahvaarvusid ja kaitseväe koosseisusid, ütlesid, kulla sõbrad, et teil on ju seal mingisugune pataljoni jagu. Sellega ei ole võimalik Venemaaga sõdida. Et kui te nüüd kaitse või selle ajateenistuse likvideerite, siis teil ei jää üldse midagi järele. No siis lükati see asi kalevi alla. Siis tuli Riho Terras, kes praegu targutab meil seal Brüsselis ja räägib ka Venemaa põlvili surumisest, aga tema kontseptsioon oli väga lihtne. Me teeme jõukohast riigikaitset. No jõukohane riigikaitse oli niisugune, et kui ma 2015 riigikaitse komisjoni liige olin, siis meil oli üks kohtumine ja siis ta tunnistas meile, et ega ma seda avalikult öelda ei tohi, aga meil tegelikult on ainult 3 päeva lahingumoona varu. Et 3 päeva oleks siis olnud millest tulistada. See oli jõukohane riigikaitse. Niimoodi. Siis kontseptsioon jälle muutus. Ameeriklased alustasid sõdasid seal Iraagis ja alustasid sõdasid seal kuskil Afganistanis ja siis ega ameeriklastel ei olnud vaja meie sõdureid sinna, neil sõdureid on piisavalt. Aga ameeriklastel oli vaja nii-öelda poliitilist katet, et nad on koalitsiooniga seal, et see ei ole Ameerika mingisugune interventsioon või agressioon, et see on rahvusvaheline ja et rahvusvaheline siis kõlbab ka pisiriik Eesti oma mingisuguse 20 sõduriga. Linnuke on kirjas, veel üks riik, seal Eesti ja Saksamaa ja veel Iirimaad ja igasugused Soomed ja kes seal kõik olid, eks ole, et koalitsioon on. Mis sellest, et koalitsiooni tegelik jõuõlg ja muskel oli Ameerika sõjavägi. Toon ka sellise näite, et mitte kellegil teisel peale ameeriklaste ei olnud Afganistanis miinikindlate põhjadega neid jalaväe lahingumasinaid. Ainsad, kellel oli ameeriklased. Ja meie sõdurid said ju ka sellepärast mitu tükki seal surma, sõitsid miinile. Niimoodi. Aga see oli kõik teisejärguline, sellepärast, et põhiliselt ameeriklastel oli luure, satelliidid, tulejuhtimine, kõik need luurelennukid, kopterid, kui ikka kuskil mingisugune Ameerika üksus tule alla ja siis võeti ikka satelliittelefon ja telliti kohale tule tugi lennukite pealt, kopterite pealt, ükskõik, mis seal parajasti taktikaliselt see moment oli. See kõik toimis. Aga meie olime vajalikud seal lihtsalt selle linnukesena. Niimoodi. Ja siis hakati meil tegema missiooniarmeed ja siis räägiti meile sellest, pesti kõigi meie ajusid, kuidas me käime, ekspordime julgeolekut ja impordime endale julgeolekut. Ja kõikide nende lollide kampaaniate käigus jäeti meie oma iseseisev kaitsevõime välja arendamata. Ei ole meil õiget soomusvõimekust, ei ole meil õhutõrjet. Nüüd me hakkame siis droonitõrjet õpetama koolides lastele. Ma ütlen teile, sõbrad, venelased ja ka ukrainlased on juba praegu välja töötanud, rääkimata ameeriklastest, on juba praegu välja töötanud tankidele ja soomukitele droonitõrje, mina täpselt ei näe, ilmselt mingid elektroonilised tõrjeviisid,
et see droon on selline suhteliselt lühiajaline, ta ei kao muidugi päriselt mitte kuskile, aga sellist efekti, nagu tal on olnud nüüd viimased paar aastat, tal tulevikus olema ei saa. Aga meie hakkame nüüd seda tegema ja kulutame sinna suurt raha. Ühesõnaga, mis ma tahan öelda kogu selle asjaga on see, et me 30 aastat oleme munenud ja kulutanud raha, energiat, inimressurssi mingite fatamorgaanade peale ja tegeliku iseseisva kaitsevõime sel määral, nagu see oleks meile jõukohane olnud, välja arendamata jätnud. Ja nüüd me ühtäkki avastasime, et 5,5% SKP-st kaitsekuludeks. Ja see läheb ka ju suuresti Eestist välja. Ukrainasse, NATO mingisuguste võimekuste välja arendamiseks iseseisev kaitsevõime saab sellest ikkagi ainult mingisuguse väikese osa. Aga keegi ju saab selle raha. Ja kui ma räägin korruptsioonist, siis toome veel ühe väga dramaatilise näite siia. Kohe, Monika, ma näen, et sa juba kiheled siin. Teate, see on nagu niisuguse võidusõidu obused. Et näed, teine siin kõrval kraabib juba kabjaga maad ja kohe lähevad väravad laati ja start. Teine tahab ka tõmmata kohe sealt väravate vahelt välja. Et ma toon teile teiste väga drastilise näite. Kui kaua meil ehitatakse juba Rail Balticut? Aastast 2011. Kui palju meil on valmis ehitatud? Peale Ülemiste jaama kompleksi. See on ka vist pooleli, jah. Ja mingisugused viaduktid on praegu kuskil seal mingisugused planeeringud ja midagi ei ole. Aga kui mitu miljardit on ära kulutatud? Ma ei oska teile praegu peast öelda, kui mitu miljardit. Oleks Martin kõrval, Martin endise rahandusministrina ütles kohe. Aga mitu miljardit on ära kulutatud. Ja nüüd ma küsin teie käest, on ära kulutatud. Keegi on ju selle raha saanud. Teie siin saalis mitte keegi ei ole saanud. Ma ei kahtlusta teid. Te olete maksnud. Keegi on selle raha saanud. Mingisugused tüübid, kes istuvad seal, ma ei tea, Eesti Rail Balticu juhtkonnas ja Läti Rail Balticu juhtkonnas ja mingisugused tegelased, kes joonistavad neid mingisuguseid visandeid seal ja mingeid planeeringuid teevad ja kooskõlastusi teevad ja ehitusettevõtjad mingisugused on, keegi on ju saanud raha. Aga raudteed ei ole. Ja see on ju tegelikult korruptsioon. Ja nüüd see samasugune korruptsioon hakkab meil ka nende kaitsekuludega. Te saate veel näha, et isegi kui Vankaga meil mingit konflikti ei tule, ja ma loodan, et ei tule, siis kusagile lähevad miljardid ja keegi need miljardid ju saab. Aga meile jääb see maksmise rõõm. Et võt, niisuguse riigini me oleme jõudnud praegu 33. iseseisvusaastal. Ja see ei ole kindlasti see riik, mida siin paljud pisaraid pühkides Balti ketis või öölaulupidudel ootasid ja lootsid ja uskusid. Nii, aga ma olen nüüd ma olen rääkinud. Ja ma lisan siia veel juurde, et selle kaitsetööstuse ülesehitamisega on neil nüüd päris kiire ja meil oli siis kultuurikomisjoni ja väliskomisjoni ühisistung, kuhu oli millegipärast kutsutud Hanno Pevkur, kaitseminister. Ja siis ta seal rääkis rahvusvahelisest olukorrast ja kõigest, aga siis tuli juttu ka sellest, et Pärnusse nüüd juba on ära otsustatud, et tuleb laskemoona tehas. Pärnu, selles mõttes Pärnu on nüüd suur ja lai, eks ole, Pärnu linn ulatub. Sinna tõstame metsadesse, nagu ta ütles, just nimelt metsadesse. Ja, et sinna tõstama metsadesse ja tema jutt oli siis umbes selline, et nüüd riik valmistab ette kiirkorras, et see investeering saaks kõik rohelised tuule, kõik detailplaneeringuid menetletakse hästi kiiresti, keskkonnanõudeid lastakse ludinal läbi ja et võimalikult kiiresti siis tehas hakkaks kerkima. Mina siis küsisin, et
et investeering, et kui me räägime investeeringust, et kas see on siis nagu riiklik investeering või see on välisinvesteering ja tema jutust tuli ikkagi välja, et see on ikkagi välisinvesteering. Ja mina siis küsisin, et kas see on Eesti riigile tulu või kulu ja tema ütles selle peale, no ikka tulu, et me hakkame sealt saama, töökohad tulevad ja töökohtade need tööjõumaksud tulevad, ma ütlesin, et ahaa, et aga kui sealt nüüd seda toodangut hakkab tulema, et kas Eesti nagu mingisugust hinnaalandus või kas Eestile nagu mingisugune laskemoona osa ka siis sealt ette nähtud on, et see ei, no ega siis ometi kõikides riikides, kus on need mingisugused tehastega, need riigid ikka ise ostavad seda laskemoona, heakene küll, ma saan sellest aru, aga kui Eesti riik annab sellise investeeringu, no see on välisinvesteering, see laskemoona tehased, kõik sõjatööstusega seonduv on tegelikult väga-väga kasumlik, eriti praegusel ajal. Ja kui Eesti riik täpselt nagu selle vangla rendiga on ennast nagu popsi kombel klaashelmestest jällegi maha müünud, et umbes tulge tehke investeering, me lükkame teile tee ka veel lahti, pärast ostame ära kõik teie toodangu, meil on Mart ütles juba 5,5% SKP-st, meil on raha nagu muuda, tulge tehke. No ma nagu istun seal ja mõtlen, et vabandust, et riik, iseseisev riik ja riik üleüldse peaks niimoodi käituma, et kui mingid läbirääkimised tulevad, siis kui me anname ära oma maa, kui me anname ära oma, ühesõnaga selle, mis meil on pakkuda, lihtsalt niisama. Ja me ei küsi mitte midagi vastu, isegi laskemoona hakkame pärast ostma. Et no jah, eks ole, aga selle tööjõuga seoses, muuseas, täna selle umbusaldamisel mina küsisin Pakosta käest ka, Pakosta ütles, et ta nagu trollis avalikkust, ega Riigikogu, neil on see ühed ja samad mantrad kogu aeg, eks ole, need tuleb turvalisust loome sellega ja loome töökohti, et Lõuna-Eestisse 400 töökohta tuleb. Mina ütlesin talle, et kuna valitsuse otsuste tõttu, kõik need maksud ja kõik, mis seal on, ma lugesin ette, et on meil aegade lähiajaloo suurim töötuse kasv, 64 000 rohkem töötut on praegu Eestis. Et kui te nüüd räägite meile sellist juttu, et te teete sinna tehase, näete 400 inimest sellest 64 000-st saab kohe seal tööd, siis vabandust, need on väga spetsiifilised töökohad, mis vanglasse ja vanglateenistusse puutub. Et see ei ole niimoodi, et te lähete sinna Tartu turuhoone kõrvale, võtate sealt turuvarblased, eks ole, ja pakute siis kohe näed, töötud saavad meil tööd, et ei ole ju niimoodi. Ja selle, siis sealt tuli veel edasi muidugi, ta läks oma jutuga eriti metsa ja hakkas rääkima midagi sellist, kuidas see Tartu vangla, see vangide import on ka hariduslik projekt. Ta jõudis isegi sinnani välja. Et tänu sellele, et kuna sinna on neid töötajaid vaja, et me hakkame neid nüüd koolitama ja Rootsi maksumaksja siis maksab selle kinni ja Paikuse politseiga, või see on ka mitte Paikuse, vaid see Sisekaitseakadeemia hakkab koolitama ja kõik, ja selle laskemoona tehasega on nüüd sama lugu, et kui nad räägivad meile, kui kasulik on see Eesti riigile, mõtle, kuidas inimesed saavad seda tööd, siis minul on ikkagi kahtlane tunne, mõtlesin ka, et see, mida valitsus teise käega praegu teeb, et lõdvendas neid tööjõu sissetoomise piiranguid, ehk et välistööjõudu saab nüüd hakata kergemalt sisse tooma, et kui te panete nagu 2+2 kokku, et teeme vangla, impordime vangid, paneme nad sinna 600 vangi, meil on, tekivad töökohad, ja siis äkki avastame, aga meil endal ei olegi sinna tööjõudu nagu kuskilt võtta, eks ole. Nii, aga toome spetsialistid sisse, eks ole, kõigepealt toome vangid sisse, eks ole, siis toome ka vangivalvurid sisse, eks. Siis ehitame relvatehase, ütleme, et oi kui tore, et näed, et riik hakkab siit kõvasti maksutulu saama, näed, töökohti tekib, siis selgub, et aga Eestist ei olegi võtta kedagi, kes neid mürske oskaks nagu toota ja neid liine seal kuidagi käidelda ja kõik, eks ole. Aga toome sisse, nii et saad aru, see on nagu kahekordne selline
Eesti, ütleme sellisel Eesti riiklikul iseseisvusel ja olemusel põhinevad, me oleme ikkagi eestlaste riik, saeme kõik jalad alt ära ikka võimalikult rutta, võimalikult kiiresti. Minu meelest see on nagu nii kuritegelik. Ja ma tahaks väikese sellise remargi teha seoses selle kaitsetööstuse rajamisega. Eestil oli kaitsetööstus. Eestil oli kaitsetööstus, kui Eesti taasiseseisvus ja see rajati juba 20. aastatel, selle asja nimi oli Arsenal. Seal, kus Tallinnas praegu on Arsenali kaubanduskeskus või mis iganes nimi tal on, see asus seal Tööstuse tänaval. Ja toodeti seal padruneid, toodeti seal miine, toodeti seal mingid püssilukkusid ja ma ei tea, miinivildoid, mis seal tehti. Ma nii täpselt ei mäleta. Ja ma mäletan, et ma töötasin Välisministeeriumis, kui päevakorda tekkis see, et me paneme selle kinni. Meil ei ole vaja seda. Ma ütlesin, kuidas meil seda vaja ei ole? Et meil on ju oma kaitsejõududele vaja, me saame koha peal toota. Ei, meil ei ole vaja. Sealt tuleb liiga palju seda kraami, meil ei ole seda kuskile panna. No pandigi kinni. Nii et meil oli kaitsetööstus, ainult me olime nii rumalad ja ei olnud nii ettenägelikud, et me likvideerisime selle. Aga tuleme natukene veel nüüd kodukamarale ligemale ja praegu muidugi on väga pakiline teema ja see on ka siin Saaremaal väga pakiline teema, on see tuuleparkide rajamine, kogu see nii-öelda taastuvenergeetika temaatika, mis on järjekordne kuritegelik ja lausa genotsiidiline poliitika, mida praegune korrumpeerunud valitsus ajab, sest et need on, siin on ühe käe sõrmede peal kokku lugeda neid firmasid, kes kogu seda mängu finantseerivad ja kogu seda mängu juhivad. Ja seal liiguvad kohutavad rahad. Miljardid liiguvad. Ja praegu on plaan kõikidest kogukondadest üle sõita. Valitsus tahab läbi suruda ja ta surub loomulikult praeguse Riigikogu koosseisuga sellega läbi, et kohalike omavalitsuste detailplaneeringuid pole enam vaja, kooskõlastusi pole vaja, et tuleb kuidas see riiklik planeerimine on? Eriplaneering ja riiklik eriplaneering ja riikliku eriplaneeringuga tehakse asjad ära kohalikest kogukondadest, kohalikest omavalitsustest täielikult mööda minnes, neist üle sõites ja see on see plaan. Nii et siin on nüüd küll niimoodi, et meie oma käputäiega seal, ja ütleme nüüd ausalt ära, meil ei ole selle koha pealt ka Riigikogus ühtset opositsiooni. Meil ikkagi sotsid on seda meelt, et taastuvenergeetika on tore asi ja paneme tuulikud püsti, paneme päikesepargid püsti, las see elekter kõigub, las tulevad elektrikatkestused, aga see on roheline, jah. Ja ka Isamaa on selline, et seni, kuni nad on opositsioonis, nad teevad näo, et nad on vastu. Niipea, kui nad saavad toiduahela juurde, niipea nad on poolt. Nii et meil seal jääb jõudu väheks. Siin on ainult üks moment ja see on, kui rahvas tervikuna tõuseb selle vastu üles. Ja see ei puuduta mitte ainult Saaremaa rahvast, vaid see tähendab seda ka, et inimesed mandril, inimesed Lõuna-Eestis, nad on ju ka veel teinud nii kavalalt, et nad on selle nii-öelda idapoolse Eesti just nagu välja jätnud sellest väitega, et et siis meil radarid saavad töötada ja et tuulikud ei sega luuretegevust. Tegelikkuses on niimoodi, et need tuulikud segavad ikkagi. Kui neid ka nii palju tuleb, nagu neid tõepoolest on planeeritud praktiliselt igasse omavalitsusse ja mõnesse ka mitu, siis see vibratsioon ja see mitte müra ainult, vaid ka see elektromagneetilised võnked ja kogu see elektroväli, mis seal on, see lööb kõik need luure asjad segamini, radarid segamini. Nii et tegelikult me ei tea ju, kui meil sõjategevus peaks puhkema, kui kaua see sõjategevus seal Ida-Eestis püsib, seal Peipsi pool küljes püsib. Aga võib-olla ta on juba nädala aja pärast siin Kesk-Eestis ja Lääne-Eestis otsapidi väljas ja siis ei ole meie luurel enam midagi tegemist. Sellega meil lihtsalt see segab ära. Ma ei tea, kuidas venelastel on, venelased on elektroonikas kindlasti väga tõsise hüppe teinud ka Ukraina sõjas, ega sõjad õpetavad kõige rohkem. Aga see tuulikute teema on ülimalt aktuaalne ja see puudutab kõiki.
See ei ole ainult niimoodi, et see on minust, on see kuskil 5 kilomeetri kaugusel jääb. See infraheli, mida nad püüavad väita, et seda ei ole ja selle mõju ei ole mitte tõsiselt võetav asi. See on täpselt samasugune jutt nagu see, et vaktsiinid annavad teile immuunsuse, mida nad ei andnud ja ei kahjusta teie tervist, mida nad tegid. Ja täpselt sama on selle infraheliga ja kogu selle tuulikute värgiga. Kujutate ette, kui teil on ikkagi mingisugune mitukümmend tuulikut, mis on Tallinna teletorni suurused, mis suure, ütleme isegi mõõduka tuule korral töötavad, et missugust müra nad teevad. Siin sotsiaalmeedias on ka neid klippe ju levinud küll, kus isegi sotsiaalmeedias, kui te kuulate mingist telefonis seda, müra on ikka päris kole. Ja aitäh, Mart, et nende tuuliku teemade juurde tagasi tulla, et ma ei tea, võib-olla, Kristjan, sina tead neid Saaremaa plaane paremini, mis nad siin plaanivad, aga ütle mulle, kas Utilitas on ka siin tegija või? Ma lihtsalt